Tšau kõigile! Täna ma olen teie ees uue videoga, väga suur üllatus minu enda jaoks ka. Nimelt ma jagan teiega üpris lihtsat ja vähe koostisosai nõudvat retsepti ning selleks on müsli retsept. Ma soovin kindlasti neid retseptivideosid tulevikus veel teha ja nende kõigi juures ma tahan, et oleks taimetoitlase faktor. Kuna ma ise olen taimetoitlane, siis käib nagu asja ette, eks ole, aga samas, et neid retsepte oleks võimalik ka muuta vegan versiooniks. Ning teine asi, mis nende juures peaks olema, on see, et neid on võimalik osta ilma plastpakendita, neid koostisosi siis just. Ehk siis teha toitu nullkuluga ja üldse, kui sa ostad midagi pakendatult, siis kas ostad enda pakendiga, mis võiks olla näiteks võrkkott või klaaspurk või mõni muu anum, mida saab mitu korda kasutada, või siis osta endale hulgi, ehk siis näiteks kaerahelbeid osta suure hulgi nagu pakendiga koju, et see on kindlasti palju loodussäästlikum ka. Proovige järgi kodus seda retsepti ja andke mulle all kommentaarides või Instagramis teada, kuidas see teil välja tuli. Müsli valmistamiseks läheb teil vaja ka köögitarbeid, esmalt kaussi, supilusikat ja puidust või muust materjalist spaatlit, kaerahelbeid, umbes 500–600 grammi, aga mina teen enamasti tunde järgi, ka mett, mille võite asendada vahtrasiirupiga, kindlasti ka natukene kaneeli. Õli on tarvilik selleks, et müsli läheks krõbedaks. Samuti võite lisada sinna banaanilaaste, võite ka lisada muid lisandeid. Mina lisan sinna ka kõrvitsaseemneid ja natukene tumedat šokolaadi, aga samamoodi võite ka need asendada enda lemmikutega. Esmalt lisage kaerahelbed kaussi. Seejärel lisage tunde järgi kaneeli, umbes 3–4 lusikatäit ning segage spaatliga. Seejärel lisage enda soovi järgi seemneid või pähkleid, ükskõik millised teile maitsevad, mina eristan kõrvitsaseemneid ning segage samuti need koos kaerahelbestega läbi. Seejärel lisage natukene õli, umbes 1–2 supilusikatäit. Seejärel lisage mett, ma lisasin alguses umbes 2 supilusikatäit mett, segasin läbi ja seejärel avastasin, et vist on veits juurde vaja. Nii et te võite vaadata, et ta umbes jääks kõik enamasti kokku sellest segust oma vahel. Ning peale mee lisamist on eriti oluline kõik see hästi läbi segada, et ta kokku hakkaks. Samuti võite panna ka ahjusooja umbes 180 kraadi juurde. Kuniks ahi soojeneb, võtke ahjuplaat, pange sinna peale küpsetuspaber ning spaatliga laotage kõik oma müslisegu sinna plaadi peale. Ja oluline on see, et ajaksite seda võimalikult palju laiali, et see müsli jääks sinna võimalikult õhuline ja võimalikult õhuke. Aga see-eest vaadake, et mingisuguseid vahesid väga ei jää, et seda oleks hiljem lihtsam murda. Kuniks teil müsli ahjus on, umbes 25 minutit, siis lõigake sellel ajal šokolaadi või muid koostisosi, mida ei taha ahju panna, mida saate hiljem juurde lisada. Kui müsli on ahjus valmis saanud, siis laske sellel umbes 45 minutit seista, et ta taheneks. Kui ta on juba krõbedaks läinud, siis võite sellest murda tükid ning lisada koostisosad, mis te soovite sinna panna, lisandid. Näiteks mul on banaanilastud ja šokolaad. Ja lõpetuseks võite serveerimiseks endale ka valada sinna piima, enda soovi ja maitse järgi ning voila, ongi valmis. Here you go, siin ongi teile üks väga super lihtne ja keskkonnasäästlik toiduretsept, mis sobib snäkiks, hommikusöögiks kindlasti ja samuti selle sama retsepti järgi te võite vabalt teha mitte lihtsalt müslit, vaid näiteks müslibatonikesi. Ma tõsiselt loodan, et te proovite seda kodus, kui te ei ole veel ise müslit teinud ja ma loodan, et kui te seda proovite, siis te jõuate järeldusele, et see nii lihtne see oligi, et ostan need koostisosad ja teen ise. Ja ise tegemise juures mulle meeldib veel eriti see, et ma tean, mis seal sees on. Ma tean, et seal on need kaerahelbed, ma tean, et seal on see mesi või vahtrasiirup ja ma tean, et seal on näiteks kaneel. Ma pole sinna mingisuguseid säilitusaineid toppinud. Tõsiselt loodan, et arvate sama, et see on äge ja teete seda järgi ja andke mulle siis teada igal pool, kuidas teil läks. Nii et jah,
nii palju siis tänasest videost, loodan, et teile see meeldis ja näeme peagi. Tšauki!